Tere tulemast episoodi number 7. Pärast meeldivalt pikka pausi oleme jälle tagasi saatega Silost söödani. Skandagras on toimunud mitmed muudatused ja on toimunud ka muudatused meie loomakasvatuse poole peal. Ja meie loomakasvatuse tiimiga on liitunud üks särav ja rõõmsameelne naiskodanik. Lasen teil ennast ise tutvustada. Aitäh, Mats! Minu nime on Agate Lill ning olen Skandagras loomakasvatuse nõustaja. Paljudele Matsi klientidele on minu hääl juba kindlasti tuttav nendest aegadest, kui ma olen Matsi puhkust asendanud. Skandagras olen kokku töötanud üle 4 aasta, varasemalt kliendide spetsialistina. Kuna lõpetasin äsja kooli veisekasvatuse erialal, sain sellise toreda ettepaneku alustada loomakasvatuse nõustajana. Otsustasin selle pakkumise vastu võtta ning alates oktoobrist olen sellel ametikohal. Minu poole saab pöörduda kõikide küsimustega, mis puudutavad söötasid, tooraineid ning kõiki teisi farmitarvikuid. Aitäh sulle, Agate! Mul on hea meel, et sa oled meie tiimiga liitunud. Aga lähme siis asja juurde, et täna räägime siis 2 tootest, millest me oleme tegelikult juba rääkinud meie kõige esimeses saates ja selleks on meie kuivdesoained Stalosan F ja Stalosan Dry. Mõlemad Stalosanid on Eesti turul juba aastaid kasutusel olnud, aga me saame ikka veel küsimusi, et millal kasutada Stalosan F-i, millal kasutada Stalosan Dry'd, kui palju kasutada, kas neid tohib kombineerida. Ja me mõtlesime, et selle asemel, et rääkida, me täna hoopis näitame ja koostöös Vilofossiga oleme pannud kokku väikese video koos eestikeelsete subtiitritega, et kõikidele farmeritele oleks Stalosanide kasutus ühtselt arusaadav. Ja paneme video käima. Here we are at a dairy farm with 100 milking cows and our own breeding. Here we show you how to use our hygiene products Stalosan F and Stalosan Dry to minimise pathogens in the animal environment. Attention is especially focused on the udder health. A regular use of Stalosan can reduce somatic cell counts and consequently reduce the occurrence of mastitis. Stalosan F is effective against a variety of bacteria, viruses, parasites and fungi. This means that the occurrence of infectious diseases can be reduced and the stable environment can be improved by binding moisture and breaking down harmful gases such as ammonia. Stalosan F is categorised by its high content of mineral acids, which keeps the skin's protective sebum intact and prevent pathogens from penetrating. Since the protective acid mantle of the animal's skin is destroyed by alkalis such as ammonia, it is important to use acidic stable hygiene products such as Stalosan F to both protect the surface of the skin and prevent infections. Very high pH values destroys the skin's protective acid mantle. Many line products have a high pH value, which leaves the skin cracked and brittle, making it easier for bacteria to penetrate the skin. Cubicle hygiene is essential for good udder health. Therefore, we recommend using Stalosan F to reduce mastitis pathogens such as Staphylococcus aureus and Streptococcus ubris in the animal environment. We recommend the combined application of Stalosan F and Stalosan Dry to ensure a long-term effect of germ reduction. To attain this, Stalosan F is applied once a week in the last third of the cubicle at 50 grams per metre squared. On all remaining days, but at least 2 applications per week, Stalosan Dry should be sprinkled with 100 grams per metre squared. No vot, nii lihtne see ongi. Nüüd peaks kõigile farmeritel olema selge Stalosanide kasutus ja ka kasulikkus. Stalosani on siis võimalik soetada 15 kilostes kottides, nii Stalosan F-i kui ka siis Stalosan Dry'd ja Stalosan Dry'd on võimalik ka soetada 1-tonnises big-bagis. Aga kui me juba Stalosanidest räägime, siis Agate lükkaks äkki väikse kampaania käima. Jaa, Mats, on väga hea mõte. See kampaania seisneb siis selles, et kui te ostate vähemalt 2 alust Stalosani, ükskõik kas Dry'd või F-i, siis saate tasuta kaasa meie poolt 1 Stalosani käsilaoturi. Toodete tellimiseks saate ühendust võtta minuga või Matsiga ja meie kontaktid ilmuvad siia alla.
Selline see saade meil täna siis sai. Aitäh vaatamast, ilusat jõulukuu algust kõigile ja kohtume juba järgmises saates.